No nii, tere tulemast kuulama järjekordset episoodi Kriskala podcasti repertuaarist. Mina olen Kris loomulikult ja tervitan sind uuest asukohast. Ma olen täna külas Elisal ja tulime rääkima päris põnevatel teemadel. Nii et enne kui ma ütlen sulle ka, mis teemadel me täna siin räägime ja mis me siin lahti hakkame rullima omavahel, siis ma teen üleskutse, et kui sa oled uus kuulaja või uus vaataja ja tunned, et see, mis sind täna siin kõnetama hakkab, siis sind ka kõnetab, siis ole ja pane siia videole need like'id, ma ei tea, jaga enda mõtteid kommentaarides. Ja kui see tõesti sind kõnetas, siis tee üks teine mulle ja tänasele külalisele ja tegelikult ka Elisale endale, et jaga seda episoodi vähemalt ühe inimesega, kellele antud sisu või tänane kõneteema võiks korda minna ja kasu tuua oma ellu või mingit väärtust luua, nii et sellega sa aitad levitada seda sõnumit, mida me siin kollektiivselt ka täna loome. Et see on minu palve sulle. Aga täna me räägime tõesti siis põnevatel teemadel ja ma enne ütlen ka tšau, Ivar. Tšau. Tere tulemast podcasti. Et täna me räägime tõesti selliste teemadel nagu näiteks pettuste olemus, milliseid pettusid üldse tegelikult tehakse ja kuivõrd massiliselt tegelikult on nii maailma mastaabis kui ka Eestis ja miks inimesed siis ikkagi nende õnge lähevad või langevad ja kuidas petturite organisatsioonid on üles ehitatud ja tegelikult veel palju enamat ja detailsemat ja loomulikult räägime ka veel teise saate tehes poolest siis väikelastest ja nende seosest nutitelefonide või nutiajastu ja selle sõltuvusega. Nii et paar sihukest kriitilist ühiskondlikud teemat on nagu õhus. Ja mulle tundub, et ma ei ole väga palju kuulnud sisu nendel teemadel. Miks? Eks enamus räägitakse ikkagi nii-öelda tagajärgedest, eks ju, et tagajärjed on tihti see, mis sellise meediakünnise ületab ja räägitakse võib-olla üldisemalt sellest teemast ja eks ta ongi ta, et detaili minna, ta on väga keerukas, väga pikk jänesurg või väga sügav jänesurg, kuhu minna, et tihti ei olegi tänapäeva, küll me jõuame ka siia tänase jututeemadega, ma loodan, miks me ei lähe täna enam paljudesse asjadesse süvitsi, vaid olemegi võib-olla pealiskaudsed, räägime sellistest klikkidest, asjadest, pealkirjad on sellised, mis köidavad, detaile on võib-olla tänapäeval vähem, see võib-olla tulebki täna meil seal laste teemas just nii-öelda jutuks ka. Aga jah, ma arvan, et me tegelikult kuuleme iga päev enda ümber seda teemat, on pettused, on küberrünnakud, on ohud ja nii edasi. Aga sellisest olemusest ja miks neid tehakse, kuidas neid tehakse, kellele neid tehakse, kuidas need suunatud, kuidas need üles ehitatud on. Ega jah, tõesti ei ole väga palju sellest kirjas. Päris karm teema tegelikult ja ma ise tahan ka nagu sellest kohe huviga siin sinuga täna arutada ja rohkem kuulda, sest et ega ma ka neid kõiki detaile ei tea ja ma kujutan ette, et kuulaja vaataja, kes meid siin võib-olla vaatab ja kuulab, võib-olla on juba kokku puutunud mõne sellise levinuma või rohkem tuntuma pettusega ja ma loodan, et ei ole langenud ohvriks, aga selge on see ja fakt on see, et neid ikkagi on, kes on seda kogendeks oma nahal. Aga hakkame kuskilt seda teemat meil siin lahkama ja enne kui päris tulevad sulle siis need küsimused, mis puudutavad neid pettusi, ma korra teeks sulle nagu see mõttes tutvustuse koha, et räägi, kes sa üldse ise oled, mis sa teed ja mis Elisas teed ja mis sinu roll üldse on? Jaa, nüüd päris pikk teekond, mida ei rääkida selles mõttes, et ja võib-olla ka mõnele igav, mõnele põnev, et Elisasse tulin ma aastal 2009 tegelikult, ütleme, et ma olen siin päris pikalt olnud ja kandnud ikkagi väga erinevaid mütse aastate jooksul ja tihti on see sama küsimus, mis sa mult just küsisid, et kuidas sa oma vanaemale seletad, mida sa nagu tööl teed, et kui sa räägid, et sa oled küberturvalisuusteenuste tootejuht, sa ei ütle nagu vanaemale nagu mitte midagi, eks. Aga kui nüüd minna tagasi, siis tõesti jah, võib ennast selliseks Elisa patrioodiks või raudvaraks nimetada, varsti hakkab 20 aastat lähenema. Alustasin Elisa esindusest, müügikonsultandina ülikooli kõrvalt tööd. Siit edasi liikusingi seadmete teemale,
aastaid ja aastaid juhtisin seadmete järelteenindust, see on siis kõik, mis on seotud sellega, kui kliendi seadmega midagi juhtub, kuidas see kogu karantiiline protsess käib. Ja no ütleme selline tootejuhi mindset, see on üldse Elises selline way of working või töö tegemise viis, et kuidas oma toodet või teenust, mis me kliendile pakume, nagu arendada, sest noh, kui võtta ka seda seadmete järelteenindust, see on ikkagi tegelikult toode või teenus, mis sa kliendile pakud, eks ju. Mis meil sai majas, meil sai toote nii-öelda seadmete järelteenindusest saigi toode või teenus lõpuks, et täna on Elisa Fix ju, mis meil on kogu Eestit hõlmav, siis seadmete järelteeninduskett, mis pakub klientidele koha peal seda kiirhooldust, seda toodet või teenust siis, kuidas me nimetada tahame, olen ma juhtinud juba siin 5 aastat ja and counting. Ja ütleme siis nii-öelda viimane selline, ma arvan, et võikski öelda, et nagu seda saab võtta heas või halvas mõttes, üks nagu põnevamaid või seksikamaid teemasi siis tootejuhtimise valdkonnas eelmisest aastast on ka kogu see nii-öelda digital trust või küberturvalisuse portfoolio siis minu juhtida. Ja nii ta lühidalt 17 aastat siin kokku saab võetud, eks ju. See on hea point, et sa mainid seda, kuidas vanemale seletada seda, mis ma siis nagu teen, nii et noh, ka mina valdkonna võhikuna võib-olla ja kes pole sellise positsiooniga kokkupuudet elus olnud ja neid on ilmselt ju veel, kes ei ole kokkupuutunud, siis tekibki küsimus, et aga mida ta ikkagi nagu teeb siis? Ja küsimus, jah. Ja kui nagu detaili minna, no tegelikult mida me teemegi? Selles praeguses ametikohas on nagu ääretult hea on see, et fakt on, miks me seda teeme, me tahame Eestit muuta paremaks ja turvalisemaks kohaks Eesti inimestele, eks ju. Mida me täpsemalt teeme, kasutame siis kogu infrat ja oma võimalusi selleks, kuidas oma kliente kaitsta küberohtude eest. Ja minu ametikoht on siis see, mis peab võtma meie selle infra ja klientide reaalsed vajadused, võib-olla nad veel ei tea, et need vajadused on, selle nägemuse muutma selleks tooteks ja mis ongi siis nii-öelda kliendi ja tema teenuse vahepeal siis selline teenus, mis kaitseb kliente. Need kõik lahendused, me ei võta ühte teenust, eks ju, et meil on erinevaid lahendusi, millega me nagu kliente kaitseme ja minu reaalne nagu tööülesanne ongi siis Elisa kliente kaitsta küberkeskkonnas, digikeskkonnas, olgu need lapsed, eakad, tavalised keskealised inimesed, kõik Eesti inimesed, ehk et nende elu oleks igapäevaselt digimaailmas turvalisem. Sa oled siuke poolnaljaga öelduna, et turvalisuse grandfather gatekeeper. Ja, nii võib öelda, jah. Okei, aga tuleme siis selle juurde, et küsiks alustuseks üldse, kui palju me vaatame, ütleme, telekomi tegevust üldse, Elisa tegevust ja võtame siia pilti ka nimes nimetamata mõned konkurendid, eks ole, samas valdkonnas. Mis sa arvad, mis hetkest alates nagu tekkisid päriselt sellised pettused nagu skaleerisid nii-öelda nagu suuremmahulisemaks just nagu siis läbi telefonide nii-öelda liinide või telefonipettuste ja kas võib öelda, et see hakkas nutiajastuga või see hakkas tegelikult juba varasemalt? Jah, kui nüüd pettustest, kui me räägime, ma läheks üldse nagu pettustega kõigepealt võib-olla täiesti alguses. Pettused on, ma arvan, olnud nii kaua, kuni inimkonnal on midagi väärtuslikku olnud. Me päris nagu kiviaega lähme, et kui keegi nüüd kuskilt nagu looma ära küttis ja teised üritasid seda kuidagi talt välja petta, eks ju, aga ma arvan selleks ajaks, kui on kaubavahetus või mingid maksevahendid või käibevahendid juba olemas on olnud. Kui me räägime sellistest digitaalsest maailmast, siis tõesti, nutiajastu on üks kindlasti, kus ta nagu massiliselt kasvas. Kindlasti digitaalsete autentimisvahendite käibele tulemisega, mobiil-ID, smart-ID, järgmine kasvuhüppe. Ja mida me hetkel selgelt näeme, AI, jälle meeletu kasvuhüppe. Ehk me ei ole kordagi olnud sellises, et kus me saaks nagu downtrendi, ainult astmetega lähme, nii kui tehnoloogia meie kõrval areneb ka nii-öelda kasvab pettuste hulk ja kahjuks me seda näeme igapäevaselt. Mis sa arvad, kas sa ütlesid just huvitav asjaga, et kui kasvab nagu, mis sõnastus oli sul, kasvab tehnoloogia areng, siis kasvab ka pettuste hulk, tekib nagu neid nii-öelda justkui jutumärgis loomingulisemaid viise, kuidas siis läbi tehnoloogia saab pettusid nagu rakendada, et aga teie küsimus, et huvitav, kas seal on lõpp üldse mingi hetk või see ongi selline continuous
lõputult forever going, sest et mitte kunagi ei ole sellist nagu lõppfaasi, vaid kogu aeg on pidev adapteerumine. Kahjuks ma täna ei näe küll kuskil sellist nagu lõppfaasi, selles mõttes, et kui me vaatame nagu küberkuritegevust või seda, siin on mingid andmed ütlevad, et see on reaalselt, kui me lööme sealt teenitud või seal liikuv või teenitud raha kokku lüüa, siis see on suuruselt maailma 5. majandus oleks, kui oleks küberkuritegevus eraldi. Turuväärtuselt, päris hull tegelikult. Väga hull. Ja see, et see nüüd nagu lõpeb ära, ei paista, et kahjuks seda trendi ei ole. Aga see ei tähenda otse loomulikult, et me ei peaks nagu tööd tegema selle nimel, et seda ära kaotada. Ja mida me teeme, mingeid asju me suudame kaotada, aga ma arvan, et seal on ka ääretult oluline mõelda seda, kuidas seda ärimudelit nende jaoks nagu võimalikult vähem atraktiivseks teha, kahjumlikumaks teha. Siis võivad nagu ärid kiiresti, ka suured korporatsioonid lõpetavad oma tegevuse, kui nende äri muutub kahjumlikuks, eks. Aga ma arvan, et seda võitlust on pidada veel ees siin aastaid ja aastaid kahjuks. Teistpidi on ka see, et kui on ka, ma ütlen, et see on hea, aga niimoodi perspektiivi vaadatuna, et kui kasvavad pettuste arvud, siis ka Elisele ja teistele ettevõttele on ka tööd, mida siis tegelikult inimestele pakkuda, sest et on vaja tegeleda sellega. See probleem on ka üleval. Jah, need kaalud on jah nii erinevatel kohtadel selles mõttes, et hea meelega otse loomulikult panustaks mingisse muusse valdkonda tootearenduse võtmes, aga praegu on selgelt, me näeme seda, et ikkagi see on, mida kliendid nagu päriselt vajavad, et kuhu me peame panustama. Sa mainisid AI-d, mul ei ole tegelikult üldse siin kirjas täna AI-st rääkida, aga ma korra tegelikult ikkagi peatuks sellel ka, sest ma ise seda elan ja hingan igapäevaselt üha rohkem ja ma arvan, väga paljud meist, kes puutuvad kokku mingi teenuse või toote nii-öelda müügi või selle olemusega, siis AI kokku puutuvad. Et mis on see suurim oht, mida tehisintellekt täna nagu võib-olla sellises petuskeemis ja Elisa töös ka nagu sisse hakkab tooma? Isegi võib-olla Elisa töösse ei oska öelda, aga pettusesse ja üleüldisse nii-öelda ühiskonda. Siis üks, nagu mida ma ise näen, üks karmimaid asju, mis tuleb. Nii-öelda täna AI suudab juba väga hästi häält sünteesida ja sama hästi ka nii-öelda videosi teha reaalsete nägudega. Okei, me oleme lapsekingades, täna me veel saame aru, et AI on see, mis seal huuli liigutab. AI koostatud mingi video või tehtud deepfake või kuidas iganes. Aga see fundamentaalne mõte, et nagu hääl ja pilt on need, mida me oleme saanud aastatuhandeid usaldada. Et kui ma sind näen siin või kuulen sinu häält, ma täna julgen arvata, et see olen sina ja see on nagu meile nagu sisse kodeeritud. Kui see peaks nüüd muutuma, et kui sul tuleb sinu lapse häälega kõne näiteks sisse, et issi, ma olen hädas kuskil, aga tegelikult see on AI poolt sünteesitud hääl. Et need meie reaalsed tajud, me ei saa enam uskuda, mida me kuuleme ja mida me näeme, eks ju, et see on see suund päris hirmutav, kuhu ma näen, kus AI seal osas nagu teeb. Aga see on käes tegelikult praegu juba? See on käes, jah. Lihtsalt ei ole veel nii hullult levi. Ja, et ta on lapse kingades, nagu mainisid ka. Jah, see AI teema, ma ise olen ka nagu oma tööd sisse pannud sellesse, et kuidas nagu sisuloojana ennast kloonida. Ja see mõttes töötab, et mina kasutan teda lihtsalt selleks, et ennast paljundada, oma tööd lihtsustada mõne mõttes mingites kohtades, aga täna ma näen, et ma siin ju soovitan lihtsalt kuulata huvi pärast. Ma arvan, et see oli ikkagi kuskil paar aastat tagasi, kui ma tegin täispikka podcasti tund 40 pikkusega, kus külaliseks oli ChatGPT, kellele ma andsin hääle, naishääle. Tol hetkel oli see hääl nagu AI voice nagu kehvem kui täna juba valikut on, aga oli nagu täitsa okei. Ja enda hääle ma kloonisin ka tarkvaraga niimoodi, ma lugesin 2 tundi sisse raamatut audiofaili, et ta saaks minu selle maneeri ja häälduse. Ja siis ma ise seal saates, kui see tund 40 saade on, siis ma ei ole kordagi mikrofonis ühtegi sõna rääkinud, kõik on prompti põhiselt kokku pandud. Ja siis ma lihtsalt lõikasin ta kokku, et oleks nagu loomulik vestlus. Ja tegelikult tulemust tuli päris nagu asjalik. Ja siis ma sain aru sellest, et okei, et kui vähe, mul tegelikult võttis see aega mõne mõttes ja mis teistpidi on nagu võimalik. Ja hirmutav võib-olla ongi see pool, et mina kasutan seda justkui nagu õilsel eesmärgil, aga hirmutav on see, mis me täna räägime, kasutatakse tegelikult kurjalt ära seda asja. See on päris huvitav koht, et kui ma tegelikult tahaks, et publik, et meid kuulab, vaatab, kui on natukenegi mingi mõtteid jagada, siis palun, kus iganes sa seda vaatad, olgu see siis Elisa kanalite kaudu või Kris Kala kanalite kaudu, siis palun jaga mingeid mõtteid ja kogemusi, et alati on põnev teada ja võib-olla saame ka meie nagu targemaks selle võrra mingi info tõttu.
aga tuleme selle juurde, et puudutame Eestit siis, et kui palju üldse Eestis tegelikult sinu teadaolevalt ütleme selliseid igapäevaselt või igakuiseid pettuseid nagu tegelikult toimub? Kui massiline tegelikult see on siis? Ta on ikkagi nagu väga massiline. Selles mõttes palju meie suunal, eks me peamegi eristama, palju meie suunal neid pettusi tehakse, eks ju. Mis see tähendab suunal? Läbi Elisa siis nii-öelda? No, läbi Elisa, läbi Telia, läbi kelle iganes, eks ju. Neid on erinevaid lahendusi ja täna ainult pettused ei ole ka kõnes, eks ju. Pettused on veebis, pettused on ka reaalajas nagu või laivis, ütleme selles mõttes, et ma ise nagu liigitaks ka pettuse alla selle, et kui Toivo tuleb sulle, ütleb, et laena mulle 10 tonni, ma toon sulle järgmine kuu 12 tonni tagasi ja siis kaob ära, no see on ka pettus, eks. Aga jätame täna selle teema nagu välja. Kui me räägime just nagu digipettustest, siis üks asi on see, me näeme operaatorina, kui palju neid nii-öelda sisse tuleb, sest me täna juba blokeerime ka tohutult palju. No, me blokeerime 2 miljonit kõneüritust kuus, me blokeerime 10 000 sõnumeid kuus ja ma just vaatasin, kui me räägime nii-öelda nagu veebi kaitsetest või asjadest, me näeme ainult neid, mida nende klientide puhul, kes ennast täna kaitsevad meie võrgus, siis eelmine kuu oli 20 miljonit nii-öelda pahavaralist lehekülge või pahavaralist linki, mida me blokeerisime. Kui me ise võtame juba kokku, see teeb mingi 25 miljonit, ütleme 20 miljonit rahvli kuus, korrutame selle siin turul 3-ga, paneme natukene juurde, 50 miljonit, 50 kuni 70 miljonit olenevalt kuust, no kui me võtame siin jõulukuu neid meeletu hüppe, eks ju, siis me räägime ilmselt Eesti suunal tuleb 100 miljonit pettust kuus, eks. See on täitsa haige number. See on ropp number. See on tegelikult täitsa ulme number. Aga no vaat, tegid küsimus, et me räägime sellistest ühikutest, sellistest numbritest, et võib-olla vaatajal ja kuulajal tegid küsimus ka, et aga mis pettustest me siis nagu räägime? Mis see nii suur osakaal seal on siis? Jah, selles mõttes, et eks neid pettuseid ma täna, ise kui ma mõtlen, kui ma peaks neid liigitama, eks ju, et siis noh, esimene osa on kindlasti sellised nimetamegi neid telefonipettused ja no neid võib seinast seina, et kas täna helistatakse Maksu- ja Tolliameti nimelt või Tervisekassa nimelt või kellegi kolmanda nimelt, eks ju, sellised klassikalised telefonipettused, eks ju. Siis ma ise ütleks ka, et tegelikult olenevalt sõltumata kanalist, nendesse kliendid satuvad läbi veebi, satuvad telefonitsi ja ka mingitest meilidest ja sõnumitest on sellised investeerimispettused, mida me näeme ka mingitel hetkedel hästi palju just kasvu nendel investeerimispettustel. Me pärast võime puudutada seda, et miks need nii ahvatlevad inimeste jaoks on ja miks nad sinna õnge lähevad, aga nagu siin juba ette öelda, et noh, meil on, ma arvan, siin 10+ aastat kõigile ei räägitud seda, et noh, kui oleks Bitcoini investeerinud, siis kui ta maksis $10 või kui oleks alguses Google'i aktsiaid ostnud, eks ju. Siis oleks täna hoopis teine elu. Siis me ilmselt siin podcasti võib-olla ei teeks, aga võib-olla teeksime nagu oleks sellest kõigest ilma jäänud. Ja rääkisime, et on jah, need telefonipettused, siis on investeerimispettused, siis üks liik on igasugust sotsiaalmeedia ja nii-öelda marketplace'ide pettused. No see on võib-olla kõige süksem lihtsam ja labasem viis vaata. Et pannakse ostma, aga toodet ei saa või? Just, no. Sinna hulka lähevad ka siis igasugused fake website'id ja asjad, et noh, täna neid fake website'e ja asju tuleb ka päris palju, sest AI treib neid tuimalt valmis. Minutitega valmis. Vägevad nagu kampaaniad, asjad seal küljes, igal pool blingib ja noh, 10 inimest näeb, üks ostab, ma arvan, et juba teenitud nagu selles mõttes AI põhimõtteliselt ilma kuluta saad neid lehekülgi treida ja vastavalt, kuidas täna tehakse vastavalt sinu nii-öelda browsing history'le, sa saad juba fake website endale, eks ju. Ja mõtlen, mis meil veel siin alles jääb ja noh, ma arvan, et suur pettuste liik, see nüüd see pettuste liik, see läheb, ma nimetan seda ka, on kõik kogu see phishing ja andmekogumised ja need pettused. See läheb, jaguneb nii-öelda see taustal seal taga ära, kus seda kasutatakse, et sa võib-olla koheselt ei tunneta seda, et sinu andmed nüüd kuskilt kellegile pahalastele läksid.
aga see võib jõuda ringiga kuskile teise pettuseni, näiteks mingi pangapettuse või asjani, et kui teatakse sinu kohta. Ehk siis me ei räägi enam sellest, et on otseselt pettus nüüd ja kohe reaalajas, vaid on ka pettus selles osas, et me saame sinult selle andmed kätte ja me tuleme ringiga pärast tagasi ahvatama pettuseni. Ja, et selles mõttes, et noh, kui me räägime ka nüüd ja siis üks pettus ongi kogu see identiteedi, on see võib-olla see 5, et need, kui petetakse sinult välja, ma ei tea, PIN-koodid, ID-kaardi, identiteedipettused, kuidas seda kasutatakse, mitte et nüüd esineda võib-olla kuskil sinuga, aga pigem, et sinu nii-öelda pankadele, ettevõtte kontodele, muule sellisele ligi saada, et see läheb ka see andmepüük taustal. Seda me näeme oma võrgus, see käib meeletult. See käib tohutult ja nagu ma ütlen, et siin rääkisime sellest kui nagu ärimudelist sellest pettusest, siis jah, on neid cold call'e ka, et nagu me praegu näeme siit välismaalt numbritelt helistatakse täiesti suvaliselt. Aga tegelikult mida nii-öelda, kuidas ma sõnastaks selle kuidagi paremini, et need pettused on tegelikult väga tiip. Need algavadki kõigepealt andmete kogumisesse, andmete töötlus, mitu instantsi nii-öelda ettevõtteid tegeleb, kes kogub andmeid, kes neid sorteerib, kes neid edasi nendega midagi teeb ja siis jõutakse alles. Tal ei ole mõtet petta, ma ei tea, mingit 6-aastasele lapsele helistada ja hakata mingit pangapettust tegema. Aga jällegi on välja töötatud, et see inimene on mingi 7 ettevõttel raamatupidamist teeb. Sinna ei tehta suvalist cold call'i, et kuule, osta ise tehtud vanalinna kaarte ja münte ja kääre või mida iganes, eks ju. Sinna tehakse juba väga ettevalmistatud pettuseid, aga see võis alata pool aastat tagasi, aasta tagasi, kui lekkisid see, mis on sinu mingid paroolid, asjad, neid valmistatakse väga pikalt ette, sest tuluvõimalus on ka hästi suur. See on mu küsimus üks ka, mis ma olen jälle kirjavanud, et tahtsingi siia välja jõuda, et huvitav, kui natuke see vastasid ka, aga saame selle korra uuesti veel peatud, et näha tegelikult, kui organiseeritud on sellised tegevused, me oleme alati arvanud ja meil on jäänud nagu mulje, et petturid on kuskil istuvad põlve otsas veebkaameraga ja mingi väikse olematu mikrofoniga, siis tegelikult täna me räägime ikkagi organisatsiooni tasandil, kus tehakse tegelikult, ma ei tea, on see team briefid juba ja miitingud ja erinevad osakonnad, mis tegelevad erinevate ülesannetega ja on väga organiseeritud, just see paneb mind praegu mõtlema, et sihitakse konkreetselt inimest, kellel ongi, sa tõid see raamatupida näitaja, kellel on nagu tohutu ligipääs erinevatele varadele ja nüüd talle tullakse nagu väga sihilikult, väga sihitu rünnakuna nii-öelda justkui. Et see on päris hull eeltöö tegelikult, et õppida välja kookida siuke inimene üldse on ja nüüd siis viia kokku veel see pilt, et mis talle saab siis nagu pakkuda, et ta läheks tõnge. Absoluutselt. Päris rets. Absoluutselt ja ma ei imesta, kui osade pettuste nagu läbiviimine võtabki planeerimist kuid, kui mitte pikemalt. Aga see on nende perspektiivist väga suure potentsiaaliga tuluallikast nii-öelda, et sellepärast ilmselt võetakse nii pika protsessi ette see mõttes. Just selles mõttes, et ma ei taha kuidagi nagu küünilisena kõlada siin, aga suurtes ettevõtetes suurte klientide hanked võtavad ka aastaid aega isegi tihti. Et ma ei imesta, et seal nende jaoks selles mõttes on ka see potentsiaalne nagu klient nimetame seda. Valmistataksegi pikalt, et. Päris karm. Inimlikul tasandil tekivad kohe nagu enda eetika ja väärtuste põhised küsimused, aga kus nagu, mitte kus ma ennast kirja saan panna, aga kust nagu inimesed jõuavad sellistesse kohtadesse üldse, et see on nagu nii varjatud nagu market mõne mõttes, et sul ei ole kuskil CV keskuses, et tule kandideeri, et teeme pettuse, mul pettuse ettevõte, et seda nagu ei ole, vaata, et see on. Aga oli vahepeal. Oli või? Jaa, absoluutselt, see oli vahepeal ju, kas see oli, kui ma ei imesta, siis oligi mingi Eesti selline täiesti klassikaline CV-portaal, mis siin otsiski kõnekeskusesse 4000 € pluss tulemustasu palk ja täitsa avalikult oli see. Eesti keele oskus oli vajalik ja. Aga kas see, ütleme, pettustega tegelemine, kas see nüüd puhtalt, kui me vaatame Elisa perspektiivist ja võib-olla sa mainisid ka Teli, et siin on meil veel, eks ole, sarnaseid ettevõtteid, kes tegelevad selliste teenustega. Kas see jääb nüüd üdini ainult Elisa enda nagu vastutada ja tegeleda või tegelikult siia kasutatakse ka politseid või mõnda muud asutust, mis tegelikult ka riiklikul tasandil tegelikult aitab sekkuda? Kindlasti on, ma arvan, see on üldse nagu ühiskondlik teema ikkagi selles mõttes telekomid ja Elisa, me oleme ikkagi nagu eestvedajad siin olnud,
aga sellest aastast ongi hea, et ongi juba riigi eestvedamisel loodud selline ühtne task force, kus siis on pangad, telkod ja ka politsei ja piirivalveamet, eks ju, et tehaksegi nagu riigi eestvedamisel, aga siis mitmete instantside vahel koostööd, mitte et igaüks pusib, nokitseb oma nurgas midagi teha. Aga jah, et seal on ka tegelikult on, kui me räägime siin riik, PPA, pangad, telkod, tegelikult on ka seal kogu ühiskond peab olema kaasatud selles. Oskad sa äkki nimetada ka, mul on huvi, et mis on sellise kõige 3 lihtsamad viisi, kuidas inimene saab ennast kaitsta täna? Kui ma pean ütlema 3 kõige lihtsamat viisi, siis esimesena peaks klient vaatama üle oma nii-öelda küberhügeeni. Paroolid, sest ma olen jumala kindel, et ka siin kui kuulajatel öelda, et teie parool on teie tänav ja majanumber, a la Kase 27, siis kindlasti mõnele ma saan pihta või ligi lähedale, eks ju. Digihügeen üle vaadata, et ma kasutaks 2-astmelisi autentimisi, et meil paroolid ei oleks kõikidel saitidel ja asjadel ühed samad, võimalik, et kuskil andmelekkest lekib, siis oled sa põhimõtteliselt oma kõikide kontodega nende käes, eks ju. See tasub üle vaadata, mitte ei tasu, vaid peaks selle üle vaatama. Siis minu soovitus kasutada kindlasti mingit küberkaitse teenust. See on sõltuvalt nüüd kasutusharjumustele ja vajadustele, neid on erinevaid, on siin nii-öelda taustal toimivaid. Võib-olla me pärast räägime kõige täpsemalt, miks ma seda soovitan tegeleda. Sest paljud inimesed võib-olla natukene nagu etteruttavalt öeldes, et need pettused tihti lähevadki läbi siis, kui inimesed on ajameelsed või mingi muu asi, nende tähelepanu on hajunud. Seal võiks olla peaks olema second layer seal taustal, mis neid kaitseb. Ehk siis mingi küberkaitse teenus. Ja 3. on selline kriitiline mõtlemine taustal, et panna endale pähe see, kui me räägime siin nendest igasugustest telefonipettustest, muudest küberpettustest, asjadest, inimlik 2-astmeline autentimine. Kui keegi pakub sulle tohutult, ma toon näite, et keegi pakub head mingit krüptoinvesteerimisvõimalust. Kui see nii hea on, siis see ei kao selleks ära, kui sa 5 minutit räägid oma naise või oma sõbraga selle läbi, et sa ära tee neid otsuseid emotsionaalselt. See ei ole nagu eestlasele seene koht, et kui ma nüüd enne suren, kui kellegile avaldan, kus need seened on. Et kui midagi nii-öelda rahalist kuskile investeerima või mingit asja ostma hakata ja suuremat sellist väljaminekut teha või keegi küsib mingi asja jaoks su PIN-koodi, eriti just nende telefonikõnede puhul, kui ta tundub natukene fishy, valideeri. Võta see 5 minutit, võta aeg maha, ära kiirusta ja valideeri teise inimese. Sa saad sealt tihti avast. Ja kõige hullem, mis öelda saab, on kuule, see on väga hea asi, tõesti, ma ise tegin ka osta endale see või sinna võid ma ei tea kohta, kus sama PIN-koodi muidugi jagada võiks, aga et sinna võid sa mingid oma andmeid, kas või meiliaadressi või midagi anda, et nad saavad sinuga ühendust võtta. Aga võtaks need uuesti kokku, et ongi hügeen üle vaadata. 2 on see, et mingisugune küberkaitse teenus ja 3, võtta see 5 minutit, võtta see hingamishetk enne, kui sa mingi otsuse teed. Keegi pakub sulle Bitcoin 2.0, siis see ei kao 5 sekundi jooksul ära või 5 minuti jooksul. Sa saad korra mõelda ja kellegi läbi ajatada. Aeg, fookusseeri, võta see aeg. Need oleks juba 3 soovitused. No päris head soovitused, sest et just see viimane, et see läheb kokku selle FOMO-ga, et fear of missing out, et see on selline ajaliselt piiratud nagu pakkumine ja kui see nüüd kohe ei reageeri, siis on hilja, et seal võib kõlada küll väga tihti siuke paaniline neediness nagu taustaline, aga ja mul tegelikult oli küsimus ka selles osas, et kui me vaatame nagu inimesi
kui me vaatame inimesi, sa enne mainisid, tõid nagu näite sellest raamatupidajast, kes võib-olla on nagu juhtival kohal või on võtmeisik erinevates ettevõtetes, aga kuidas sa kirjeldaksid võib-olla täna Elisa info alusel siis ja kogemuse alusel sellist põhilist inimest või sihtrühma, kes langeb kõige rohkem selliste erinevate potentsiaalsete pettuste ohvriks, et kas me räägime sellest, et noh, et millega tuvastada, kas inimene on informatsiooni puuduses või tal on ei ole nagu teadlikkust või tal on tõesti, nii kole võib öelda, aga madalam IQ ehk kriitiline mõtlemine selle koha pealt nagu olematu, nüüd on hästi naiivne. On ta vanem inimene, on ta naisterahvas, on ta meesterahvas, on see pigem nooruk, keda tegelikult nagu väga palju nagu suures massis sihitakse? Jah, kui me räägime sellest, et enne, et me kuus tuleb siia 100 miljonit nii-öelda üritus, siis tegelikult pihta saavad pea kõik nagu selles mõttes. Aga siis võime edasi sealt minna, et kes siis nagu nendel eks mingi suur filter võetakse siin nii-öelda kas operaatorite või kellegi teise poolt kinni, eks ju, aga mingi osa tuleb ikkagi sellest kaitsemüürist läbi. Ja nüüd on nii-öelda, kes need kõige suuremad kaotajad on seal, eks ju. Et ma arvan, et me võiks nagu või sinna teemasse minna, sest me pihta saame kõik. Et kui me üleüldiselt, võib-olla ma läheks ka nagu oma jutuga natukene nagu kaugemale, eks ju, et miks Eesti selline koht on või miks meil need pettused nii massiliselt siin on, siis me peame tegelikult vaatama natuke laiemalt seda pilti. Üks on kindlasti see, et me oleme ääretult digitaalne riik. Ja me oleme nautinud aastaid siin, tohutult mugav on kodus diivani peal mobiil-ID-ga kõik firmakontodelt ja asjadelt teha. See jääb kindlasti ka nii-öelda paharettidele silma, pahalastele silma, eks ju. Teiseks, samuti on meil igast nagu e-riik ja asjad, meie kohta hästi palju infot on veebis olemas. Veebis sa saad välja guugeldada nime ja isikukoodiga väga kiiresti, mitmel ettevõttel ma raamatupidaja olen või ei ole, eks. Selle sama raamatupidaja näite põhjal. Siis kuna pettused päris paljud hakkasid tulema sealt Ida-Euroopa poolt, eks ju, need nii-öelda kõnekeskused seal olid, siis seal on nii-öelda muukeelsed või venekeelsed inimesed, meil on päris palju neid siin Eestis ja on päris palju, siis nimetame neid, kes oskavad neid emakeeles oma kliente siis ka nii-öelda teenindada. Ja ma olen ka nagu seda öelnud, et ega see pettus tehakse sinna, kust midagi nagu võtta on ka, eks ju, et eks meil on riigina ja ühiskonnana läheb ju üsna hästi ja eks meil peab midagi siis võtta ka olema. Et kui nii-öelda need 3 asja kokku panna, siis et meil on palju seda nii-öelda vene keelt emakeelena kõnelevat ühiskonda, meilt on midagi võtta ja me oleme väga digitaalne ühiskond, see teeb sükse perfect stormi. Ja kui me lähme nüüd natukene ajas tagasi, siis jah, väga selgelt oligi mingi hetk need pettused suunatud vene keelt emakeelena kõnelevatele inimestele, sest lihtsalt nende teenindajaid olid rohkem. Ma olen ise ka saanud ja ma usun sina ka petukõne, kui küsitakse midagi vene keeles, sa vastad eesti keeles, pannakse kohe ära, me ei viitsi sinuga tegeleda. AI tuleb jälle seal mängu, eks ju, et kindlasti ta suudab hakata väga lihtsasti eesti keelt ka rääkima seal. Aga see sellega. Ütleme, et see oli kõige suurem sihtgrupp, kes pihta sai. Ja ma arvan ka sellest, et võib-olla need meie inforuumid päris hästi ei kattu, eks. Aga ütleme sealt nüüd on, nagu me siin rääkisime enne, et CV mingites portaalides värvatakse eestikeelseid nii-öelda kõnekeskuse töötajaid sinna ka siis nii-öelda pahalasteks. Siis see on nagu shiftinud ja täna ei ole enam seda, et selge sihtgrupp oleks see. Jah, otse loomulikult see sihtgrupp, millest me rääksime, saab ikka tugevamalt pihta võib-olla. Kindlasti ei ole IQ-ga siin midagi nagu seotud. Ja mida ma nagu viimasel ajal oleme ise näinud, et kõige rohkem saab pihta tegelikult see sihtgrupp, mida me kõige vähem ise arvaks, et pihta saavad. Keskealised, täiesti nii-öelda ausad ühiskonna kodanikud, täiesti keskmised eestlased, mina ja sina, ütleme nii. Ja mida me oleme ise nagu jälginud, miks, me võime küsida miks, siis fakt on see, et mida kasutatakse ära,
on meie see multitasking. Me oleme ilmselt kõige kiirema elutempoga, sul on kogu aeg tööl 60 meili telefonis juba plõnnivad, mingid messengeri chatid, lapsed helistavad, sa oled kogu aeg multitaskid ja hajevil nii-öelda, sa ei ole fokusseeritud. Sealt me näeme neid valeklikke hästi palju, mingeid kiiresti kuskil mingit mobiil-ID pinni panekut, sest nende inimeste tähelepanu on hajevil. Et see on nüüd see sihtgrupp, mida me näeme, mis on nagu ka endale nagu üllatuseks, et mis võiks olla just see kõige vähem nagu pihta saab grupp, et noh, nad on kogu aeg nii-öelda info keskel, nad on samuti üsna digipädevad, selles mõttes nad teavad, oskavad, kui sa palud tal teha digipädevuse testi või mingid saadet 10 küsimust, nad vastavad need tuimalt ära, kui nad saavad keskenduda. Aga samal ajal, kui sul 2 last auto tagaistmel kakleb, sa oled liikluses ja tuleb mingi meil, siis see paha klikk on väga kiire tulema seal või kuskil valgusfoori taga vaatad jälle midagi plõnnib. Et ei ole sellist rohtu või näppu kuskile peale panna, et näed, teie olete safe ja teie saate pihta nagu, et aga jah, see tähelepanu hajumine, see on nüüd tulnud selgelt mängu. See on, ma ei oleks siin koodanud seda, aga tegelikult nagu make sense, kui me vaatame täna ajastu, kus infomüra on nagu tohutu, on ju. AI annab sellele asjale nagu vatti juurde, et seda infot toodetakse ja ketratakse nagu varukast, on nagu konveeriliinil, et siis ma üldse ei imesta tegelikult, et see on tõesti see, mis sa kirjutad, vastab tõele, et oledki liigses infomüras ja oled hajevil lihtsalt. Asju on liiga palju ja taldrikule võetud ja siis tulevad mingid siuksed konksud, et see on päris huvitav. Sa mainisid seda 100 miljonit nii-öelda pettusühikut või olukorda ja registreeritud sündmust, aga kui me räägime nagu summa summarumilt, oskad sa siukest asja ka jagada või saad jagada, mis on sellised, ma ei tea, sa oled ise teadlik sellest, mis on sellised suurimad võib-olla nagu reaalsed olukorrad, mis on juhtunud siin, me räägime siin miljonitest või me räägime 100 miljonitest või me räägime siin, mis see kahju tegelikult nagu on? Seda kahjunumbrit on, meil endal täpselt seda numbrit ei ole, kuna see kogu see kahju pool ja selle raporteerimine käib läbi politsei ikkagi. Sest seda me ei näe, eks seal me oleme samas infoväljas nii-öelda, mis on avalikkus ja selline, mis läbi meedia tuleb, et mul selle kohta tõesti ka neid tänaseks nagu täpseid numbreid ei ole, aga siin ikka jutt käib 10 miljonitest ju siin nii-öelda poolaastakus, et mis läheb, no see on väga suur summa. Jah, see on tõesti suur summa ja mul tuli praegu meelde see, et sa mainisid neid välismaa kõnesid. Ma arvan, ma saan täna 6 korra või ütleme kvartalis korra mul satub niimoodi, et mul helistatakse kuskil 8-9 korda järjest. Need on nagu nii kiired, et ma vaevu jõuan panna nagu kõne kinni. Vastu võtmata, et kohe cancelisse panna ja kohe tuleb uus peale. Ja eri riikidest, et see on hästi, eks nad suunatakse niimoodi, aga on hästi huvitav, et see niimoodi suruvad lihtsalt ühte numbrit. Ja ma ise mõtlen, et miks ma peaks tahtma nagu, et minu loogika on alati see, et miks mulle peaks helistama keegi kuskilt Ungarist või Bulgaariast, miks ma peaks üldse vastu võtma selle. Aga on inimesi, kes võtavad. Otse loomulikult. Aga tekib küsimused, et miks, eks ole, ja võib-olla kui keegi, kes selline on, mis meid kuuleb, vaatab, et mitte teda nagu halvustada, vaid kuidas teda aidata selles kohas, et kuidas panna nagu mõtlema, et aga äkki ei oleks vaja vastu võtta neid kõnesid või tagasi helistada sinna. Jah, ma arvan, et see on ka nagu üks selline just need välismaalt tulevatest kõnedest, need on tuimad täiesti cold calls, eks ju, mida nad tahavad jällegi nagu, mida nad taotlevad, on ilmselt see, et su mõtted on hajevil, sa võtad vastu, võib-olla targetivad rohkem siis ütlema vanemaealiseid, kellel on nuputelefon, seal sul ei kuva ette, et see on mingi UK, sul on nagu silmanägemine ei ole ka võib-olla kõrges eas enam kõige parem ja mingisugune numbrite jada seal, ise paned kohe kokku, et kui +372 sees ei ole, siis on mingi nagu kuskilt mujalt. Ei panda tähele, võetakse vastu ja see on juba kõne. Ja see on, ütleme, kui rääkida sellest küberkuritegevusest nagu ettevõtlusest, siis nende jaoks täna üsna nagu odav mudel ka selles mõttes, et masin käiab neid numbreid.
ja sinnamaani inimene ei pea sekkuma, kuni hakkab kutsuma ehk või kui keegi vastu võtab, siis antakse üle see juba inimesele, kes tegelema hakkab, et need, ütleme, kui me räägime kas või nendest miljonitest nagu välismaa numbritelt tulevatest kõnedest, siis see on nende jaoks suht olematu kulu. Kõned läbi ei tule, kõnesi vastu ei võeta, eks ju. Ja saab neid kas või kui iga 10 000 kõne vastu võetaks, siis alles iga 10 000 kõnega peab tegelema inimene, sinnamaani robot käib. See on, sellega me tegeleme ise siin nii-öelda tootelaual, kuidas tootejuhtimise laual, kuidas panna nad valideerima mitte ühte kõnet 10 000, vaid 10 000 kõnet, kõike peaks hakkama nii-öelda valideerima siis inimene, et ja seal tulevadki mingid AI-d ja asjad juba hakkavad nii-öelda meile appi ka tulema, eks. Sa tahtsid selle juurde tulla tagasi hiljem, aga ma tuleks kohe praegu, sa ütlesid see küberkaitse teenus ja küsimus ongi mul selles ka, mida Elisa täna oma poolt siis pakub tegelikult sellistes olukordades, et mis natuke räägi sellest ka siis ikkagi nüüd praegu? Jaa, et Elisal kõige populaarsem vaieldamatult küberkaitseteenus hetkel on netivalvur, mis on mõeldud siis nii lastele, täiskasvanutele, eakatele, kõigile. Miks ta populaarne, miks ta on see, et ta kaitseb taustal, sa ei pea ise sellega midagi tegema, ta on nagu hustle free, ta toimib meil võrgu baasil, eks ju. Ja ta ongi just see secondary safety net. Nagu me just enne rääkisime, kui sa scrollid oma 647. meili päevas juba väsinud silmadega õhtul ja vajutad mingile pildile või lingile, sinu tähelepanu sellel hetkel oli eemal, aga taustal see süsteem toimib ja blokeerib ära, et ma arvan, ta on selline ülihea safety net, selleks, et sa ei pea teda kogu aeg kuskilt sisse lülitama või midagi installima tegema, sa tead, et sul on selleks hetkeks, kui su tähelepanu nüüd korraks hajus ja sa kogemata kuskil klikkisid, siis on nii-öelda veel layer vahet seal. Ja ta on nagu teistpidi ka, et siin samasugust, lähme ka sinna küberpettuste maailma, et hästi palju, kui me räägime ise, siis on nii-öelda ka lingil klikkimine või mingi valele saidile oma andmete, see on nagu välja minev liiklus, eks ju, et see netivalvur nagu kaitseb ka nagu sisse tuleva liikluse eest, et selles mõttes, et ka kõik mingid, kui me räägime nutikodudest ja asjadest, eks ju, et sa routerisse sa saad või koduläpakasse sa saad mingisuguse viiruse tõrje endale panna, aga valvekaamerasse see viiruse tõrjet mina ei tea, et oskaks keegi väga iseseisvalt nagu installida ja sa tahad, et valvekaamera sul kodus oleks selline, mis teavitab sind, kui keegi sulle ukse taha tuleb, mitte seda, et ta teavitab kurjategijaid, kui sa kodust minema lähed, eks ju. Siuke secondary safety net ei pea olema mingisugust digipädevust või asja, et selles mõttes netivalvur on meil nagu väga edukalt lendab. Ja Bitdefenderit pakume ka. Bitdefender on siis natuke mitte edasi jõudnumale, aga ütleme sellist, kellel on natukene midagi rohkem vaja, näiteks VPN-i, mingid selliseid off-net lahendusi ja asju, et on ka meie portfellis olemas selline viirusetõrje lahendus. Ka väga edukas. Kas nende saamiseks tuleb eraldi, kas see on ka kodukal saadaval või tuleks eraldi teha päring, et mul on nüüd selline soov? Kodukal on saadav. Nii et kui keegi tunneb huvi, siis elisa.ee on see lehekülg ja kujutan ette, et sealt navigatsioonimenüüst leiab selle üsna lihtsalt ülesse. Jaa, netivalvur ja Bitdefender. Ma panen eraldi tegelikult täpse lingi ka siia ekraanile kuskile sulle, et siis sa klikata minna vaatama ja kui sa juhuslikult selle maha magasid, siis siin saate kirjelduses on ka see link sul just olemas. Aga küsimus selle teenuse osas veel nagu, ütleme siis, mõne mõttes, ütleme siis ohunurga alt, et kas sellel on, kui täpne ta see mõttes on, et kas ta läheb ka üle võlli oma tegudesse ja ma toon nagu näite, mida ma sellel on silmas pean vastata saada, et ma olen ise kokku puutunud, kuna tegin ettevõtet ja tõime maale toidulisandid, mis olid veinipudelites, tegelikult olid nagu toidulisandid vedeliku kujul ja meta-ad sa panna ei saanud, sest et kategoriseeriti alkoholi alla. Ja siis ma ise olen enda podcastiga puutunud kokku, kus ma teen metasse reklaame näiteks üritusele, kus ma vestlen, ma ei tea, seksterapeudiga ja kogemata kasutasin adsis sõna seks ja ma sain eraisiku konto bänni ja mul ei ole erakontot enam ja ma ei saa lahti ka seda. Ehk siis nagu, et AI nagu tuvastas ära, et
kategoriseeris mingi pornograafia mingite muude asjadele või tegelikult üldse öelda kaugeltki see, et mitte on ju. Ehk pani nagu pange, kui palju Elisal teenusel on seda ohtu, et nüüd võib-olla mingid adekvaatsed leheküljed tegelikult saavad ikkagi ka automaatselt kohe nagu mul ploki, mida ma varasemalt olen kohe külastanud. Jaa, ikka selles mõttes juhtub seda ja kas nüüd täiesti adekvaatsed, noh ütleme, leheküljed võivad adekvaatsed olla, aga tihti on sellised juhused, ma arvan, see on nagu hea ka sihuke sümbioos mingite ettevõtete ja websaitidega on see, et kus tuleb meile info, et kuulge, meil on täiesti legit sait, aga nüüd netivalvuri poolt saab see bänni. Vaatame süsteemidesse sisse ja me oleme tihti avastanud nii, et neil ongi näiteks mingi turvanõrkus või mingid sertifikaadid uuendamata jätnud. Me saame anda tagasisidet, et näete, et teil on tehke korda, kohe teeme lahti ja otse loomulikult ma arvan, see on siuke päris igapäevane ei ole, aga iganädalaselt me ikkagi nii-öelda puutume kokku. Juhtub ikka false positiiviga, tuleb mingil puhul sisse. Aga see on ka sellele ettevõttele tegelikult hea, ta saab ise näha, kus tal on need murekohad, mida tegelikult võib-olla ei teadnudki. Just. Okay. Ja ma arvan, see nagu täidabki nagu suuremat eesmärki ja noh. Me rääkisime enne FOMOst ja sa tõid nagu näiteks selle Bitcoini. Ja mind huvitav, et kas taga on siis tõesti see hirm ilmajäämise ees, on see ahnus saada midagi kiiresti kohe nüüd ja praegu või on see lihtsalt tohutult väga hästi nagu tehtud leht või kõne või pakkumine, mis tekitab nii suurt samastumist ja usaldust nii psühholoogilise kui ka siis mitte psühholoogia tasandil ja ma tahan seda valekäiku nagu teha. Ma usun, et kõik see, mis just enne ütlesid, sest kindlasti kui alustame sellest, et sellest hirmust või et ma jään välja sellest. Sest nagu me enne rääkisime ka, et 10 aastat on meile kõigile juba siiani räägitud, et kui oleks, meil kindlasti kõigil on see sõber, kes räägib, et kui oleks ikka Bitcoini ostnud siis, kui ta 10 oli või nii edasi. See juba hakkab natuke osaks meie vereringes saama, et Bitcoini ja Google'i ma magasin maha, kui järgmine tuleb, vaat siis ma olen see esimene, kes seal rongi peal olen. Kindlasti see on nagu inimloomuses sees, eks. Siis järgmiselt, kui me räägime nendest lehekülgedest või kõnedest, ma arvan, et need inimesed, kes neid kõnesi tegema on värvatud, need on oma ala spetsialistid, selles mõttes ülitugevad müügiinimesed. Koolitatud skriptid ees, kogemus olemas. Muidugi. Ma arvan, ma ei imesta, kui paljud on olnud teinud telemarketingi või sellist nagu mingisugust müügitööd eelnevalt, ausat tööd ja nüüd läinud sinna. Need ei ole nii, et kuskilt tõmmatakse mingi vend metsast välja ja hakka kõnesi tegema, sest ma ütlen, et need tulud on nii suured, et need on, ma arvan, väga intelligentsed, väga hästi koolitatud, väga hästi tehtud müügikõned ja selles mõttes, ja kui sa paned sinna teisele poole veel vastu selle, et nüüd saad sinna selle inimene järgmisest Bitcoinist ma kindlasti nagu seda ma maha ei maga. Siis sul on see Tinder match nagu justkui olemas. Tundub nagu ju perfekt, jah. Aga seal ma soovitangi, et vaat seal just rääkisime ka, et see vahel see 5 minutit, et see Bitcoin ei kadunud kuskile 5 minutiga ära, eks. 5 aastaga võib-olla magasid maha. Siin on see 5 minutit sul ikkagi aega nagu valideerida seda, et kas see on nüüd uus Bitcoin või mitte. Wolf of Wall Street on hea film, mis illustreerib, kui ta on illustratsioon, aga illustratiivselt näitab ära tegelikult, kui hästi on võimalik õnge tõmbada telefonikõnedega, kui sa oled väga professionaalne ja sul on hea eneseväljendus. Ja sa teab, sa tegelikult räägid mõne mõttes. Ja mul endal oli selline kokkupuude, äkki sa oskad kommenteerida ka, et kust sellised pettused nagu tulevad. Me vist ei olegi rääkinud sellest otseselt ja kuidas seda ennast sellest nagu kaitsta ja mis moodi juhtub, et mul oli, ma arvan, et see oli umbes võib-olla eelmise aasta suvel. Ma olen ka pikaajaline Elisa klient ja ma olen äriklient ja mul helistas mingi suvaline number. Ja siis võtan vastu ja ütleb, et hallo, et te olete helistanud mulle. Mida? Te helistasite mulle just praegu, et ma nüüd kuulan. Ma ei ole helistanud. Ei no, ma näen, teie number on helistanud mulle.
vaatan oma kõnelogi ei ole ühte kellegi helistanud. Ma ei tea, mis siin anomaalia on, aga minul ei ole kõnelogis teie numbrit ei ole. Okei, no mis iganes. Ja siis tuli välja, et talle oli helistanud minu numbri pealt keegi teine. Ja kui ta tagasi helistas, siis võtsin mina vastu. Ehk siis, mis petuskeem see selline on? Ongi kõnede spoofimiseks nimetatakse seda või siis kõnede kloonimiseks ja tulevad kõned välismaalt sisse, aga seal kõnekärje infos siis kuvatakse Eesti number, see võetakse täiesti randomiga, pannakse sinna ja meil on kõigil, ma arvan, neid olnud. Nüüd on see, kõik Eesti operaatorid on selle spoofitud numbrite nii-öelda filtrid endal tööle saanud. Ma arvan, need on mingid üksikud, mis veel läbi tulevad kusagilt, aga sellele on selline suur plokk juba Eestis nagu peale pandud. Näeme, et me paneme ise juba, ongi suurusjärk mingi 1-2 miljonit sellist kõnet, kuus me blokime ära. Seda me suudame nii-öelda tuvastada, et see on võltsitud number. Ja siis me juba ei lasegi seda enda võrku edasi. See oli mulle nagu suur šokk, et sihukese asja tehakse ka täna, et päris suur üllatus, et minu kõnelogi ei näita, aga minu number on talle kuvatud enne. Ja see tulebki täiesti suvalise mingi kuskil ja selle vastu oligi ääretult keeruline võidelda, et see tulebki kuskilt, ma ei tea, mingi Bangladeshi suvalise operaatori juures tuleb, et tulevad kõned ja kirjutatakse seal üle, et see number on nagu Eesti number ja nii tuleb. Aga jah, ütleme, see on üks tegelikult päris suur võit. Selles nagu sa ise ütlesid, kui sulle UK-st keegi helistab või Ungarist, lööb kohe mingisugused tulukese peas põlema, välismaa number ja nüüd hakkab mingisse Bitcoin 2.0-st rääkima vähe fishi. Aga need olid väga ränk selles mõttes, et need tulevad Eesti tavanumbrite pealt. Ja kui räägitakse seal eesti keeles sulle vastu ka, siis sul ei ole mingit... Ütleme, see tuluka läheb palju raskemini põlema. Aga jah, see on üks suur võita, mis on saavutatud, et neid kõnesi praktiliselt ei ole Eestis. Väga hea kuulda, sest et see oli jah, tundub et nagu väga lihtne nagu viis, kuidas usaldust võita Eesti numbriga. Ja, aga nagu me rääkisime sellest nii-öelda nagu, kuidas nad ka evolvivad. Selles mõttes, nii kui me sellele ploki peale said, siis nad avastasid, et on olemas ju kõnekaardid. Saad Eestist osta kõnekaarte, Eestisse tekkisid ettevõtted, kes ostavad kilekottidega kõnekaarte kokku ja müüvad sinna samasse Bangladeshi sinna neile, kes siis teevad kõnekaartide pealt, mis on ju samamoodi, seal on legit Eesti number küljes, eks ju. Täitsa õige. See mõttes nagu, et head mõttes ja halvas mõttes tunnustus loomingulise leidlikkuse eest, et sa ikkagi leiad uusi viise, et sa nagu ei anna alla, aga see on tegelikult ulme, millega teil või ettevõttel ja tegelikult ka veel teistel tuleb tegelikult igapäevaselt kokku puutuda, et hoida tegelikult ja hoiatada ja kaitsta tegelikult inimesi ühiskonnas, millega me ise igapäevaselt nagu ka kokku puutuma, aga ise midagi teha ei saa selleks, mõttes oma individuaalpositsioonist otseselt. Vähemalt nii mastaapselt enne. Teine pettus, mis ma olen kuulnud, ise kokku puutunud ei ole, aga tähendab olen. Aga mitte nüüd nii üle võlli vist, et mul on helistatud ja vene keeles ja keegi nutab täiega. Ja see tõmbab ikkagi junni jahedaks korraks. Nagu ma saan aru, et ta on mingi veider kõne Eesti numbrilt, aga see, et ta tõmbab nagu ikkagi käib siuke nagu emotsioon kehast nagu läbi, et kellelgi on midagi halvasti. Ta nutab paaniliselt karjub, eks ole, ma panen ka kinni. Ma isegi ei taha kuulda, see tekitab nii alla tunde, ka õuduka filmi vaatamine. Aga ma tean, et ta on kõnes ja kui helistatakse, et on laps helistab emale, nutab. Ja temale häälega, kui sa saate alguses mainisid ka. Et see on juba next level. Ja kuidas ma ennast nüüd sellest siis nagu tõesti kaitsenna? Kus ma saan aru, ära tuvastada, et see ei ole tegelikult minu laps, kui mul tegelikult kõnes on mingi case, minust Facebookis käis ringi mõne kuud tagasi siin või poolast tagasi positus, kus kellelgi juhtuski midagi väga hullu, ta lapsed helistati ja tegelikult lapsi helistanud, aga lapse häälega kõik helistas ja mingi tohutu mingi kaos tekkis seal. Jaa, me jõuame sinna just see ettevalmistus samamoodi, et seal on jah tõesti, üks on nutetakse ja teine hakatakse kohe väga agressiivselt nii-öelda sinuga kas, ma ei tea, sind ründama seal või nagu karjuma sinu poole, see kohe lööb mingisuguse ratsionaalse mõtlemise errorisse, nagu sa ise ütlesid, sul on väga halb kuulata, eks ju. Kuidas kaitseme selle vastu, et laps helistab nutväälega? Päris, see ei ole case nagu kuskilt kellegilt kolmandalt või kellegilt neljandalt. Oma pere keskis. Mul on ka 2 last.
vanemad, naine, meil on kokku lepitud selline salasõna, mida me kasutame sellel puhul, kui nüüd midagi on nagu tõesti pahasti. Siis on need, kui sul ongi midagi juhtus, helistad, siis me teame seda salasõna, küsime üksteiselt, oskame valideerida seda, mida keegi teine ei tea. Et see on üks võimalus, kuidas ennast kaitsta selle eest, et kui nüüd, nagu me rääkisime ka enne, et see nägu ja hääl ei ole enam see, mida sa poole aasta pärast või juba täna või siis 1,5 aasta pärast usaldada saad, siis tuleb järgmist meetmed võtma. Ja see, et kui te kodus lepite selle salasõna kokku, siis seda on väga keeruline nagu lähme väga primitiivsete meetodite juurde tagasi, on ju. See on päris hea soovitus, et kasutada sellist nagu omakeskset salasõna, mida keegi teine tõesti nagu ei tea, on ju. No sest seal on tihti vaata need pettused ka, et ma kuskil autoga tegin avarii, et ma mingi, kas sa saad, et ma klatiks kohe ära, et kanna mulle mingi tonn, ma annan seal, muidu tuleb mingi jama ja selline. Et seal ka küsid, et okei, et mis salasõna on, õige. Tavai, ma kannan sulle, saad ära lahendada. Salasõna ei tea, siis... Head aega. Head aega. Okei, kui me räägime veel nagu punasest lippudest, okei, me oleme rääkinud täna siin sellest, et on välismaa kõned, siis on siin võib-olla, ma ei tea, private numberid väga nagu ei näe, et sul kuvab lihtsalt tekstina nagu tundmatu number või private number, et seda väga enam täna ei ole, aga vahepeal neid mul ikka on tulnud, aga neid vastu kunagi võtteta. Siis mingid imelikud leheküljed, siis on võib-olla mingisugused ajaliselt piiratud ehk FOMO ilmajäämist tekitavad nagu kohadena. Ja kui kohe ei tegutse, siis minut pärast on hilja. Mis veel punased lipud võiks olla see, mis inimeseks endale kohe nagu meelde jätta? Eks peamine on ikkagi, sa mainisid nagu peamised ära, aga see jällegi punane lipp, kui mingi asi paistab nagu liiga hea. Tõsi olla. Liiga hea, et tõsi olla. No, ei tundu nagu reaalne, et Toivo jalutab tänaval ja ta just võitis lotoga nagu 15 tonni ja siis mõtleb, et ma annaks 5 sulle. Et seda juhtub, aga juhtub juba harva. Aga üldiselt mingi asi tundub liiga hea. Jälle, ärge, siis võtke see 5 minutit, mõelge. Üks kaine mõistus, aga need sa mainisid nii-öelda peamised sellised punased lipud ära ikkagi. On su enda mingi kogemus olnud selliseid, kus sa oled loodetavasti ei ole langenud, aga tunned ära, et okei, siin on mingi fishi värk praegu? Jaa, just ikka on. Ma mõtlesin ka siin praegu, et kas ma ise olen mõne pettuse nagu ohvriks langenud, siis võib-olla see, mis me alguses rääkisime ka, et kellegile laenanud ja pole tagasi saanud, et see on võib-olla jääb sinna, et aga siin sellistest digipettustest ohvriks ei ole langenud, aga pool magamata ööd olen nagu saanud. Toon näite oli nii, et lugesin õhtul, vist olin enne magamaminekut, mida ei tohiks teha, scrollisin Moblas oma meile, siis tuleb meil Politsei- ja Piirivalveametilt, et teie mingi võrguliikluse puhul on tuvastatud, et ma ei tea, töötlete laste mingit ebasobivat sisu ja mingit jama, eks ju. Ja et ühendust, palun võtke Eesti number, kõik täitsa seal Eesti nimi, kellele helistada ja selline. Pealegi esimene asi viskab sul ikka kohe nagu, see sama asi, nad nii-öelda nagu ähvardavad või hirmutavad, see viskab ikka kohe nagu alguses üks ratsionaalse mõistuse nagu väga kõikuma, et come on, ma tean, et ma ei tegele mingite selliste asjadega, eks ju. Vaevalt nagu siis mulle sellist mingit meili saadetakse. Siis tuleb mingi 2 minutit nagu processi, aju liigub tagasi, no siis näed, kuidas see meil on nagu kokku pandud, need PPA nagu mingid logod ja asjad on nagu viltu ja kuidagi mingi suvaliselt, aga üles ehitatud oli jälle nii, et seal oli reaalselt Politsei- ja Piirivalve töötaja nimi oli all ja asjad. Ütleme, sain aru, 8 minutiks langesin selle pettuse nagu ohvriks, selles mõttes, et mõtleme, nüüd on jama, et nüüd peab kuidagi lahendama, et kus ma pean vastama või seal oli, et vasta siia meilil või helista mingile numbrile. Siis said alles aru. No, nimetame seda, et ma langesin selle pettuse ohvriks. Õnneks nagu kahju ei olnud, et ma sain enne nagu ratsionaalse mõtlemise tagasi. Ma mõtlen, mis on veel, kas on selliseid häid näiteid mul endal.
hetkel ei tule, et kui mul mõni tuleb, siis ma suskan selle kuskile siia vahele, aga jah, see oli üsna selline hiljutine ja ütleme, ega kui ma seda kell 11 lugesin, siis piisavalt viskas nagu adreka üles, et mitte enne 2 magama jääda. See toob mulle meelde endal sarnase situatsiooni samuti emaili vahendusel advokaadibüroo poolt tuli meil. Et ma olen kohtusse kaevatud, on hagi esitatud mingisuguse sisuloome, kuna ma sisuloomaga tegelen, siis väga täpselt sihitud ja mul tõmbas kohe nagu, et oot, mis asja, kellele nüüd midagi ei sobinud. Kas ma tõesti läksin üle piiri kuskile, sest ma nagu räägin ka mingitel teemadel väga nagu avalikult ja väga julgelt ja mul ikkagi tõmbas nagu korraks nagu errorisse ja vaatasin, et koduleht on reaalselt advokaadibüroo, inimese nimi on all, number on õige, kontrollis infokristis, läksin vaatasin, mis nali see on. Ma helistan. Ma helistan tagasi neile. Helistasin tagasi ja siis ütlesin ka, et vabandage, et mul tuli meil, eks ole. Ja aitäh, et helistate, oleme teadlikud. Meil on hetkel väga palju rünnakuid, väga palju inimesed saanud seda sama meili. Et vältige seda, ärge vastake sellele, me tegeleme sellega, et politsei on kaasatud. Siis mõtlesin, aga mul tõmbas ka korraks nagu ikkagi täitsa junni jahedaks nagu, et mis asja. Ja nii sihitud, vaata, üks minu valdkond jälle samamoodi, et nagu mida? Ja pani korraks uskuma, et äkki tõesti on teinud mingi apsaka kuskil. Just, ja nüüd ütleme, et seal ma ei tea, mis nad seal sinu kirjas taotsid vist, et nad sa vastaks neile või kannaks, ma ei tea, mingit raha neile või midagi. Seal oli jah, mingi juba talkirjasta mingid asja, et on vaja kokku mingi kohtumine ja mingi protsessi sisse minek juba. Just, et oleks suudetud sinna veel mäskida nii-öelda see number ka ära kuidagi petta sealt, nii et kui sa helistad, siis sa helistad ka mitte sinna päris advokaadibüroole, vaid sa helistadki neile ja see on juba next layer, et jah, nad lähevad keeruliseks. Tegelikult minu näitena nagu kui lihtne tegelikult on ikkagi sinna kukkuda, et mitte ma oleks nüüd üle keskmise mingi hullud tark, aga oma valdkonna põhiselt läheneti ja näed, kukkusingi niimoodi, et ma tegelikult helistasingi tagasi, sest mul oli paanika, ma tahtsin teada, toimub, et kas on vale või ei ole. Et päris karm. Räägi korraga sellest, et üleüldiselt nagu Elisast, et mina olen pikaajaline klient, sina oled olnud pikaajaline klient, sul on täna paratamatu pool naljaga öelduna, aga kui meil on inimesi, kes kuulavad, võib-olla ei ole Elisa kliendid, miks võiks Elisa poole vaadata? Sest neid ju pakkumisi tuleb kogu aeg muudku peale, et mulle endale kui juures, ei hakka mainima kes, aga mul tuli konkurendi poolt tuli väga ahvatle pakkumine, ma pean mainima, ja pani mõtlema isegi mind, et pärast, ma ei tea, 20 aastat äkki peaks vahetama. Aga minu oht on see, et äkki ei ole levini ja sest ma ei tea, vaata pole kontrollinud, aga mingid küsimused tekivad, et ma päris nagu kohe nagu pea sisse ei jookse, kuigi pakkumine nii et jube nadi on öelda ei isegi, aga ma mõtlen, ma olen protsessis. Aga nüüd vastupidi, kui on teiste operaatorite kliendid või on inimene, kes alles näiteks saab endal, me kohe jõuame lasteni, mina enda lapsele nüüd tegin alles Elisasse uue numbri, esimese numbri üldse tema elus, et miks valida Elisat? Üks viis just, millega meid siin pärjati või on see, et meil on vaieldamatult on ju Eesti kiirem net siin mitu kvartalit vist järjest Ookla nii-öelda, ma ei tea, kuidas me nimetame seda mõõtmiste tulemusena. Et see on kindlasti, sest tänapäeval kõne on kõne, need tulevad üldiselt nagu igal pool läbi, et aga net on see, mida me tarbime kõige rohkem, eks. Ja omalt poolt mida ma oskangi öelda, teeme nagu ääretult palju selleks, et meie võrk oleks kõige turvalisem võrk Eestis. Ja see ei ole üldse nagu sõnakõlksuna, see ongi tegelikult, mis me siin täna, me ei ole nagu nendest tehnilistest detailidest ja asjadest, mis siin taustal tehakse tegelikult rääkinud, aga need samad, kui me rääkisime mingitest 20 miljonist kuus, mis me blokeerime. Sest nii-öelda see on täitsa minu isiklik missioon, nii-öelda sellele ma võin ka nagu vaatajale otsa vaadata ja öelda, et miks ma Elisas töötan, kui me alguses rääkisime selleks, et ma olen see gatekeeper nii-öelda siis kliendi ja tema ühenduse vahel ja päriselt on, kui ma olen 17 aastat siin töötanud, siis ma teen nagu asju missioonitundega ja nagu missioonitunne siin tõesti on see, et ma tahan Eesti kõige turvalisemat neti meie klientidele pakkuda. Ja tõesti nagu panustada tänases keerulises maailmas nii palju igast jamas ja asju, et ja me kasutame seda netti nii palju, et mida turvalisemaks me saame seda teha koostöös oma klientidega seda parem. Ja ma julgen uskuda, et mingi hetk me saame seda ka nagu välja hõigata, et täna me saame välja hõigata selle kõige kiirema neti Eestis, et
peagi on see kõige turvalisem. Kõige turvalisem, mida me juba ise usume, raske mõõta muidugi otse loomulikult, aga jah. Nii et elise.ee, mine vaata ja piilu ja helista, mine esindustesse, kirjuta, kui soovid abi saada ja arutada, siis leitakse sulle see sobivaim, parim lahendus. Enne kui lähme nende laste ja nutisõltuvuse teemade juurde, ma annan sulle kingitused ära. Kingitused? Mainisin, meil on saate sponsorid. Ma annan sulle ka kingitused ära. Kingitused meeldivad? Kellele ei meeldi, kui ei ole pettus. Vaata, tuleb 5 minutit võtta, vaata siin mõelda läbi, kas on okei. Ma lähen räägin kolleegidega. Et mul on enda üks siuke digikursuste platvorm, ettevõte, mida me 3 sõbraga teeme, kusjuures kontor on siin allkorrusel samas majas. Et me teeme digikursuseid 21 päevaseid, kestavad 21 päeva, iga päev 5 minutit panustamist. Meil hetkel on 2 kursust, siin on sulle eraldi märkmik, lihtsalt kirjutamiseks, sodimiseks lastele, kelle iganes veel. Ja siis on siin sooduskoodiga, ma seda sooduskoodi näitas, sest see on sulle. Okay. Aga see on sooduskood, mis tagab sulle meie kodukalt siis ühe valitud kursused tasuta. Okay. Paned ostukorvi selle sooduskoodi ja sul on siis digikursus tasuta saadaval. Meil hetkel on seal enda armastamise, esikohale seadmise teemaline ja siis on üks tervise toitumisterapeudi poolt toodud selline nagu tervisalane kursus. Ja siin tundub juba raske valik olema, mõlemad on ju väga sellised kõnetavad teemad tegelikult. Just, nii et kui kedagi vaatajatest, minu vaatajatest kõnetab ka, siis upgradelife.com on see leht ja minge vaadake. Siis on mul sulle veel toidulisandite maailmast, meil on ettevõtte Puhtas Plus, mis on Soome ettevõtte, aga Eesti ettevõtte pere poolt üle võetud Soome perelt ja nad toodavad siis toidulisandeid. Aga sinu poolt, nende poolt siis sulle selline ütleme nagu funktsionaalne jook, ta rikastatud biotiiniga, minu meelest oli see kollagen sees ja äkki vist B mingid vitamiinid on ka sisse pandud sinna ja virisiku maitsene selline lihtsalt funktsionaalne jook. Soovitan panna külma, on külmalt mõnusam kui soojana, aga see on lihtsalt sulle siis ka meeneks ja kui keegi neist kuulajatest, kes siin kuulavad, tahavad vaadata, mis tooted nendel häradel seal Puhtas Plus lehel on veel, siis palun minge vaadake. Link on ka kirjelduses olemas kõikidele nende edetel, mida praegu mainime, nende sooduskoodidele, nende affiliate linkidele, kus sul avaneb lihtsalt toode mõnusama hinnaga. Ja siis on sulle veel, mul head sõbrad teevad Eestis sihukest asja nagu Million Mindset kirjastus, ma ei tea, kas sa kuulnud? Olen. Tõlgivad klassikuid eesti keelde ja tuntumaid ja vähem tuntumaid. Enda eestikeelse kirjastust on vähe, enamus on tõlgitud ja siin on sulle siis Grant Cardone, ehk siis me räägime müügist, millest me oleme täna rääkinud ka, kuidas hakata siis professionaalseks, mitte petturiks, aga siis kuidas võib-olla lihtsalt teha müüki paremini. Grant Cardone on tuntud kui kinnisvara ja müügikuru, siis siin on 10 korra reegel ehk ainus erinevus edu ja ebaõnnestumise vahel on sulle siin eesti keeles saadaval. Tänud. Ja siis on viimane kingitus ka, mul kapis seisis. Hästi pikalt seisavad need, mingi aeg trükkisin neid ja siis ma ei suutnud neid müüa ja kuskile panna neid seisa maale ja mõtlesin, toon linna annan külalistele, et riideskott, et podcast kui teraapia tuleb sulle siis siit minu endise podcasti ja Ausad mehed logoga kaasa, tänada Kris Kala podcast. Aga saad siis kanda või lastele anda või lihtsalt panna kuskile ära raamida. Et need on sulle ja sellega on meil saate toetajad segment läbi ja me saame minna rääkima lastest ja nutisõltuvusest. Ma alustaks üldse, et see nutisõltuvus ei ole ainult laste teema. See on juba täna ka üle täiskasvanud inimese aju täiesti üle võtnud. Ma eile juhtusin kuulama ühte YouTube videot õhtul hilja ja seal toodi lihtsalt välja nii huvitavalt seda nutisõltuvuse poolt ja nagu mõtlen, et kuidas ma ise nagu tarbin täna, ma tarbin suht vähe, aga aeg-ajalt ikkagi ma märkan, et ma ise ka ei tea miks, aga võtan WC-sse telefoni kaasa ja siis mõnikord bussis lambist, ma ei tea, sõidan 2 peatust äkki juhuslikult olen ilma autota ja siis võtan bussis telefoni lahti ja siis selle hetkel lahti võtad, siis vahel tabad ennast nagu, et oot, aga mille jaoks? Mis ma nagu avan seda äppi uuesti praegu? Et see on tegelikult nii tugevalt integreeritud juba sisse, nii mugavalt, et see nuppi ma tahaks kohe vaadata, sest et muidu ei suud olla. Et kuidas sina seda nagu näed ise persoonina ja samas ka Elisas nagu inimesena, mida selle nutisõltuvusega tegelikult nagu peale saab hakata, kuidas seda, sa ei saa nagu seda piirata, sest et see on osa ühiskonnast, osa elust, see läheb ainult, ma ei ütleks hullemaks, aga et see eskaleerub ja kasvab ja on üha rohkem iga päev elus meil olemas, aga et see on tõsine probleem tegelikult. See on väga suur probleem ja nii-öelda üks on, ma tõesti näen seda nagu Elisas,
ma näen seda ise nagu lapsevanemana ja ise ka nagu täiskasvanu, ma ei saa öelda, et nii-öelda, et mina oleks puhas sellest. Aga selles mõttes me peame siin nagu arvestama ka, et kui me enne rääkisime võistluses selle 5. maailma suuruselt majandusega küberturvalisuses, siis siin me räägime võitlusega ilmselt maailma suuremate ettevõtete vastu nii-öelda, kelle töö ongi teha see, et me võimalikult palju seda telefoni näpiks, tarbiks. Üks fakt ongi, et kindlasti tuleb seda nagu hakata teadvustama. Me näeme nii-öelda tööandjana väga selgelt ka seda, ma arvan, seda näeb ka haridussüsteem väga selgelt täna. Kõik, et inimesed ei olegi täna võimelised enam võib-olla 1,5 tundi kuskil keskenduma. Me juba tööandjana näeme, et juhendid peavad olema interaktiivsemad, lühemad, me ei saa mingit tapeetitööd toota. Kas see on paha? Ma ei ütleks, et see ei pruugi halb olla. On aeg ka mingi aja tagant töö tegemise viisi reformida. Ka ma arvan, et kooli jaoks on täiesti okei mingi hetk nii-öelda maailmaga kaasas käia, mingid õppemetoodikaid muuta, sest kindlasti ka muutub see valdkond nii teaduspõhiselt. Aga no, mis meil hakkab ju kätte jõudma või vaikselt jõuavad siin esimesed põlvkonnad, kes on 2-aastasest peale telefoni nagu käes hoidnud. Sellist nutitelefoni ajastus jõuame sinna. Veel päris täpselt ei tea, aga siin nii-öelda mingid uuringud ja asjad näitavad, et seal on nagu asjad kohati on nagu päris pahasti, kui ei ole seda nagu lapsepõlves nii-öelda vanematena teadvustatud, on kasutatud telefoni nagu mugava lapsehoidjana, sellised anna telefon kätte. Aga see, millise nii-öelda dopamiini sõltuvus seal ajus või kuidas me nii-öelda treenime lapse aju, eriti mingite YouTube shortsidega, et ta kogu keskendumine ongi maksimaalselt 20 sekundit ja siis edasi scrollida, kui need jõuavad nüüd ühiskonda. Me ei tea veel täpselt, kuidas need hakkama saavad, mis on mõju on. Jah, kas ühiskond kohaneb või peavad nemad kohanema, seda me ei tea, võib-olla kohaneb ühiskond, eks ju. Me ei tea kuhu, eks ju. Me oleme aastatuhandeid ise ka kohanenud, eks ju. Jah, see on päris validaarne punkt, mis välja toodab. Ma ei tea täpselt sinu vanust, aga ma eeldan, me oleme seal suhteliselt sarnas vanuses. Ma saan 35 kohe varsti ja ma tunnen, et ma olen nagu tänulik sellest, et nutitelefonid jõudsid minu ellu ikkagi üsna hilises eas. Elu teises pooles mõne mõttes, et meil ei olnud sellised asju. Ma mäletan lauatelefone veel, mis olid selle keeratava nupuga. Ja sõprid läksid õue kutsuma, siis karjusid majal, paneelmaja all, et Toivo, tule õue, et ei ole kodus. Et noh, täna ei ole vaata seda, et sa ka 2-aastased saavad telefonid kätte, tegelikult see on päris kurb nagu tegelikult ja tõesti ei ole nagu scientific datat nii-öelda, mida see tegelikult teeb meiega pikas perspektiivis. See on tänaseks juba nii-öelda paljud uuringud on nagu seda tuvastanud, et nende inimeste keskendumisvõime on tunduvalt lühem. Mida on ka uuritud on see lugemus ja sotsiaalne nii-öelda nagu face to face, nagu me sinuga praegu räägime, need on hoopis madalamad. Sest mõtle, kui inimene on harjunud kogu oma, ütleme 2-aastasest peale, võib-olla väga nagu hull näide 2-aastasest peale, me ise ei taha mõelda, et 2-aastane kogu aeg ekraani ees on. Aga sealt selles vanuses, kui lapse aju kõige kiiremini areneb, see esimesed mingi 9 eluaastat, eks ju. Seal ta kogu aeg on harjunud sellega, et tema sisu ongi 30 sekundit pikk ja kui talle ei meeldi, siis ta lükkab eest ära selle. Kuidas sa seletad sellele lapsele, et nüüd on vaja mingit raamatut, Tammsaaret 26 tundi järjest lugeda? See ei ole võimalik. 30 sekundiga ta jõuab ühe lause lugeda. See teda köidaks, et ta järgmist lauset loeb, ta tahab ära tõmmata seda. Kuidas sa tööpäeva jooksul, kui sulle tuleb, ma ei tea, mingid meilid, et kui meil ei meeldi, swipe it late. Siis leiad ühe selle, millega meeldib sellega tegeleda. Et julm on ja ma arvan, et seda nii-öelda meie haridussüsteem on praegu, mis saabki päris ka ikkagi, ma ei ole ise selle haridussüsteemiga ja nende inimestega väga palju rääkinud, aga mulle endal tundub, et seal on, kus on väga palju jamasi sellega, et lapsed ei suuda keskenduda. 45 minutit teemad seal midagi. Kodus õppida või mingid sellised asju. Me ei saa ju teha, me ei saa ka öelda, et nüüd pedagoogid hakkake 30 sekundisi shortse tegema, et lastele matemaatikat õpetada. No tundub jabur, et seal, eks ühiskond mingil määral nagu kohandub ja tuleb vastu, aga need inimesed nagu, me peame ikkagi väga selgelt teadvustama ka hakkama, et see nagu
head ei too. Ja haridussüsteemis ma tean täna, endal laps läks alles kooli, siis on teatud koolid, mis juba implementeerivad seda, kus nutitelefonid kas korjatakse ära kokkuleppeliselt või siis ongi see, et on kotis ja by default, noh, kokkuleppelt sa lihtsalt ei näpi, on ju, et ainult vahetunnis, kui tõesti tahad vaadata, aga seda on nagu tore näha, et seda regulli hakkab nagu vaikselt nagu tekkima, et koridoris ei tohi olla, kui on, siis katsuda ainult seda, ma ei tea, mingi nutiala, kus võib olla ajutiselt sees, on ju, et ma arvan, et ega see muud vist ei olegi, vaid natuke üritada seda mõjutada, kallutada selles suunas, et kuulge, katsume natuke vähem näppida seda. Jah, sest noh, mida ma olen ise ka näinud, keelamine, keelud ja käsud ei tööta nii lihtsalt, sest neid lapsi eriti, et kellel on a la see, et ma olen ise natukene nagu liberaalsem, ma ei saa ka kodus nii, et ma päev otsa teen a la ise läpakaga tööd ja mul nagu telefonitsi suhtlen ja siis ütlen, et nagu see on teil nagu off the record, te ei tohi siia poole vaadata, et eks ma olen natukene oma laste kasvatamisel selles osas ka liberaalsem olnud. Aga ma olen näinud ka kõrval, neil on, kui kellel on päevas a la tund aega lubatud. See 23 tundi käib nagu selleks, et oodatakse seda 1 tundi ja peale seda on see nii-öelda crash on ikkagi päris räige, eks ju. Et keelata ka ei saa, eks me peamegi leidma selle sellise hea kesktee ja võimalikult, me peame aru saama, et need millisteks telefonid ja seda sisu tehakse on ikkagi sellised, et see hoiaks meid seal nii-öelda lõputult ekraanide küljes. Ma arvan, et kui kõik mõistlikult ja mõõdukalt teha, siis see on hea, kui üle võlli minna, siis läheb jamaks, eks. Kas sa julged öelda, et nutitelefonid ja versus siis võrdusmärgina lapse sõltuvus on Elisal ka üks nagu väärtuspõhistest missioonidest ja miks on selline suund nagu võetud? Jällegi nagu enne siin mainisin, et meil ikkagi mingid suunad selgelt me võtame on sellised, millega me tahame panustada ühiskonda. Ja päris nagu tõsiselt, et Eesti oleks parem koht meil endal, meie lastel, meie lähedastel ja kogu ühiskonnal oleks parem. Ja ma arvan, et me ehitame üles ka palju tervema ja palju täisväärtuslikuma Eesti, siis kui me keskendume siis laste nendele nutisõltuvusteemadele ja ma arvan, et see laste nutisõltuvus on ka paljusti mõjutab muud lapse nii-öelda vaimset tervist ja käitumist ja kõike seda, et läbi selle panustada nagu päris tõsiselt ühiskonda, sest paljud küsivad ka meie jaoks, kui me suhtleme ise just nagu ma tõin need suured korporatsioonid, kellega me müüme Apple'i ja Samsungi telefone ja nii ja siis need et olete nagu telko operaator ja Eesti reklaamite, et inimestele ei tohiks telefone müüa, eks ju. Nagu me ütleme välja, et alla 9-aastasel ei tohiks nutitelefoni olla. Nagu nalja teete. Et see ei ole meie jaoks ju mingi ärisuund, sellest saab igaüks aru, et kui me telefoni ei müü. Aga tõesti, et panustada ühiskonda, anda siit midagi nagu tagasi. See vanuse number on hea, et olekski selle juurde, mis on sinu arvamus ja mida sa nagu võib-olla ka kollektiivselt siin täna Elisat esindades nagu näed, et mis hetkest on tegelikult okei see lapsele siis nutitelefon või peaks minema ikkagi nuputelefoni peale, sest need on ka valikusse alles jäänud, jumal tänatud, et need variandid on olemas. Või on see nutikell, mille suunas tegelikult vaatama hakata, sest mina täna tegin oma lapsele selle valiku, et ma tegelikult ma olen üritanud seda nutistumist edasi lükata võimalikult kaua ja täna esimeses klassis nüüd siin poole pealt jõudsin kohta, kui nägin, et kurat, ma ei saa enam ilma selleta, ma ei saa talle kätte, kui vaja on, ma pean talle minema kooli järgi, ta ei oska ise võib-olla koju tulla veel, nüüd ta läheb kellegi sõbranna juurde, ma ei tea sõbranna numbrit, võib-olla mul on tegelikult nüüd tekkinud nagu probleem. Ma ostsin ta nutikella. Otsustasin, et okei, et see on võib-olla parem valik kui telefon. Aga kas on parem valik, ma ei tea. Kindlasti on parem valik selles mõttes, et ikkagi nutikella ei ole ju sisse ehitatud neid sõltuvust tekitavaid mehhanisme või et sa ei saa riilse või mingeid asju scrollida seal. Ja ta tagab ikkagi täpselt selle vajaduse, mis sa ise ka ütlesid, esiteks, et suudad last positsioneerida, väike laps ise toimetab võib-olla bussidega, ei oska kõige paremini. Sa saad temaga ühendust, kui vaja on, aga samas on see nii-öelda see sõltuvust tekitav pool on sealt ära võetud, et ma ise näen ka seda, et kindlasti ongi sellised esimesed 9 aastat on see kell, sa ei pane teda esimesest aastast, aga ma enda lastele, ma arvan, nutikella 3-4 said need põnniradari kellad. See, et kui sa julged ta juba nagu koduuksest nagu välja lasta ja nii, et ta natukene ise toimetab ka kuskil seal küla peal ringi, et sa ei pea nagu kogu aeg akna pealt vaatama. Ta on sul kätte saada.
sellest vanusest kuni siis selline, ma arvan, et kuskil 9 on nagu selles mõttes oleks hea ära venitada, kui me räägime nagu siin värskete lastevanematega või kellel on väiksed lapsed, siis öeldakse, et kuni 9 on see aju kõige rohkemini vormitav. Mis asjad pakuvad nii-öelda, tekitavad lapse ajus, nii-öelda lapse aju harjub sellega, mis tekitab temas head tunde või dopamiini, olgu see siis vanemlik lähedus, olgu see mingi muusika kuulamine, mis iganes, spordi tegemine, need asjad. Me ei taha sinna panna esimese 9 aasta jooksul seda, esimese 9 aasta jooksul ei taha sinna lisada juurde scrollimise. Vanemlik lähedus, muusika kuulamine, spordi tegemine, õues käimine ja siis on seal scrollimine, et see nii-öelda peale seda, ma saan ise ka aru, et ega me lõputult ei saa, et oleks super, et kuni 25 ei kasuta, et me ei saa, et aga kui see 9 aastat, 8-9 aastat ära venitada, siis me oleme vanemana päris hästi nagu õnnestunud. Sealt edasi. Ma ise pooldan nagu sellist lahendust, et ongi kell ja telefon seal. Kas siis on see nuputelefon, kas see on nutitelefon? Me just tegime, meil ise lansseerime ka, siin võib natukene juba spoilida või tiisida, et meil on praegu olnud see põnniradari teenus, mis on mõeldud siis laps ja tema nii-öelda nutikell väike laps ja nüüd tulemas välja selline noortepakett, et kus on siis nutikell ja telefon koos sama numbriga. Idee siis selles, et sul on mingitel hetkedel juba nendel lastel on nutitelefoni vaja või siis mingit muud telefoni. Aga täpselt see, et kodus, sul on 10-aastane, lähed sõpradega jalkat mängima, sul ei ole vaja mobiiltelefoni kaasas, et 15 minuti pärast kõik seal pingi peal nagu Robloxi mängite või mida iganes. Sul on kell käe peal, ma saan sind kätte, kui sul vaja on. Ja kui sa oled mingis situatsioonis, oleme kuskil kodus või sul on kellegile vaja või mingid kooli asju, e-koolid asjad tekivad, vaata kool ka natuke seal osas nagu soodustab seda, et on kõik õppeasjad on seal et siis sa saad seda kasutada, aga ei ole vaja, et sa iga hetk võtad telefoni kaasas. Ja eks mingi hetk see transition tekibki sealt, et nagu siis kasutatakse juba nagu täiskas. Ma arvan, sellist puberteedi east tekib lastel selline üsna täiskasvanulik seadme kasutus. Kasutavad kella ja telefoni. Ja fakt on see, et sa ise mainisid ka seda, et olgu see siis see laps, kes on, ma ei tea, 15 või 18 lõpus, kui ta selle nutitelefondile saab nii-öelda, ega me ei saa seda ära hoida, et seal, et sa võib sellega 20-aastaselt saada, aga võib ikkagi tekkida nutisõltuvus. Need on kõik üles ehitunud täna nii efektiivselt, et sa tahadki olla selles tarbimise luubis lõksus, kus sul see tähelepanu nii-öelda see attention span on nii lühikene. Et ja ise ka olen ju katsetanud samamoodi, et võtad selle teinekord, ma ei tea, TikToki lahti, ega ma jäängi sinna, kui ma ei kontrolli ennast. Mõnikord ongi niimoodi. Et see on tegelikult päris suur probleem, sa annad endale aru endale, et sa tegelikult oled siin kinni ja ikkagi oled siin kinni, sest nii kuidagi mugav, põnev on ja viitsi midagi teha ja siis saadki aru, et okei, tegelikult on päris suur probleem. See viib nagu sellesse kohta ka omakorda, et social pressure on ka sotsiaalne survestus, et kool, mina oma lapsel nägin seda, kuidas see tõi, kõigil teistel lastel juba olid, ta oli ainukene, kellel ei olnud mitte midagi, ei telefoni ega kella ja kohe hakkas tulema juba esimeste päevade nädalatel, et issi. Mul sõbranal on ka telefonid, neil on kellad, mul on ka vaja. No ma ei usu, et sul seda vaja on, et sa saad veel. Ma käin sul järgi, viin sind kooli, sul ei ole, sul ei käi kuskile. Ja nüüd mingi hakkas käima sõbrannade juures, mõtlesin, okei, nüüd ma olen nõus, nüüd on vaja. Aga kella, mitte telefoni. Et ma ei taha, et sa oleksid nagu täiesti seal nagu ekraanis enne. Et aga see sotsiaalne survestus ikkagi läbi elu kogu aeg käib. Vahe pole, oled sa siin töökolleegiumis või kuskil ettevõtluses või noorena, vanemana. Iga poolt on see pressure nagu peale erinevates kontekstides. Kuidas sellega toime tulla, mis sinu soovitus on? Just õpetad lapsele, noorele lapsele, esimese, teise, kolmanda klassi lapsele, et kuule, see on okei, et teistel on ja sul ei ole. Või et sul on kehvem kui neil, eks ole, nii-öelda ühiskondliku standardi. Me kõik võrdleme, vaata, kui eriti lapsed enne, et on uhkem telefon ja la. Et kuidas sa seletada lapsele, et okei on tunda ennast halvasti, sellepärast, et sul on kehvem. See tekitab mingit emotsioone lapses, vaata ikkagi, see ebavõrdsus. Ja kui ma ütleks, et siin ma teaks seda lahendust, ega ma ei tea, sest siis ma peaksin nagu, siis mu lapsed kuulavad seda podcasti ja ütlevad, mida sa sokid seal, vaata, selles mõttes, et ega täpselt see samasugune surve. Ja miks me just tegime ise seda noortepaketi hetkel ka, mis on siis kell, mitte ainult see lastekell, vaid sa saad kasutada seal näiteks mingit Androidi või Apple'i Watchi ka.
on täpselt see, et kui meil see põnniradari teenus, mis on siis väikelastele mõeldud, ainult see lastekell, lasteaias käisid, hoovis käisid, olid kõik okei. Kooli läksid, siis hakkas kohe, et kellelgi on telefon, sina oled selle lastekellaga. Aga ega seal ei olegi. Ega see maailm on, see väikeste laste maailm on üsna karm. Et kui telefoni üle võtta ei ole, siis minul on, ma ei tea, Gucci tossud, miks sina mingi suvalise konversiga siia tuled või mida iganes. Eks see selline... Ma ütleks, et need vanemad on õnnelikud ja õnnestunud, kelle lapsed ja nii-öelda, kui nad on üles kasvanud sellises keskkonnas, kus nad aksepteerivad seda, et kõik ei peagi kõige vingem ja kõige parem olema ja selline, et on täiesti okei. Tähtis on, et ma ise ennast ju hästi tunneks, ega ma vaevalt nagu hästi lihtne on sotsiaalses keskkonnas tekkima see, et ma otsin mingisugust teiste nii-öelda nagu heaks kiitu ka, aga tegelikult ja kõige suurem sõber ma ikkagi võiksin ise endale ise olla, eks ju, ja aga jah, ma siin kahjuks, ma ütlen, et ma seda võluvõtit ei tea, kuidas seda, aga ma arvan, et selles osas me tegelikult ühiskonnana oleme teinud päris suuri edusamme. Et seda kutsi-mutsi kultuuri natukene nagu on natukene läinud vähemaks. Ma saan aru ju, kust me tuleme, kus see tulebki, et kui me tulime siin iseseisvumisaeg, me olime Nõukogude ajast tulnud, meil ei olnudki mitte midagi, no siis nii-öelda saavutamine, me oleme sealt, mul tunne nagu ära piikinud ja nüüd see nagu jällegi nagu läheb nagu mõistlikumasse ratta tagasi ja ma arvan, et seal ka sama selle telefoni surve. Ma arvan, selle telefoni natuke see teine surve, et mitte see sotsiaalne surve isegi ei ole nii tugev, et ma ise kahtlustaks, et seal isegi need, kellel telefoni ei ole, siis ta sõbra telefoni on ikkagi vaatanud ja see sisu on sealt tema aju nagu hakanud töötlema. Mitte see sotsiaalne surve, vaid pigem need nii-öelda see, mida sealt seest näidatakse. Just. Mis sa arvad, kuhu me liigume üldse see nutiajastuga ja laste teemadel nagu järgmise 4-5 aasta jooksul, et kuhu me nagu potentsiaalselt jõuda võime ja mis üldse tulevikus oodatan ja kas on reaalselt nagu see mõttes, mitte probleem, aga et on see murekoht, et me liigume võib-olla ajastusse, kus meil ongi lihtsalt nutisõltlaste põlvkond lihtsalt. Muidugi seal peab arvestama, et ilmselt on maailm adapteerub ja koondab, võib-olla meil ongi nagu mingi generational shift täiesti, eks ole, toimunud. Ja võib-olla see tulevikus vaatame peale, et see on tegelikult normaalne, taju kohaneb ka võib-olla ümber ja maailm ongi teistsugune, et me ei tea, aga praegu tundub, et me lähme küll nagu kuidagi kerime kuskile. Ja nüüd tuleb jälle ikka meil, kuigi meil topikus ei olnud, aga ikkagi tuleb see AI teema siin mängu, et mis nüüd lisandub ju veel on kõik need igasugused suured keelemudelid või AI, et üks asi on, et sa scrollid seal, sa oled nutisõltlane ja teine, kui nii-öelda see tehisarv sinu eest nagu kõik mõtlemistöö ka ära teeb, et kui siin nüüd üks ja üks nagu kokku panna, et ma nagu päris nagu ei tahakski seda nagu selle peale mõelda, mis sinna peale võrdusmärki tuleb, et kui me enam ise ei mõtle ja tarbime seda, mis ainult sealt ekraanidelt näidatakse. Ma arvan, nii hull ei ole, et seda saab alati hulluks nagu mõelda. Et kindlasti ühiskond kohaneb. Ma arvan, et 3-4 või 4-5 aasta jooksul mingit sellist suurt shifti ei tule. Aga kindlasti üha rohkem me sinna nutisõltuvusse lähme. Ja nüüd tuleb see AI sinna juurde, et kuidas. Ma arvan, esimese kõva põnts minu arvast, ma arvan, siin järgmised aastad võib-olla ongi sellisele haridussüsteemil. Kogu see keskendumine nüüd AI, kuidas õpilased, kes oma koduse referaadi ise kirjutab. Kui sa ikkagi suudad nagu kooli 12 astet niimoodi läbida, et sa ei pea ühtegi koolitööd ise tegema, vaid kõik pildistad telefoniga ja AI lahendab sulle ära. Ma arvan, et see on, me kutsus ükest sotsiaalset eksperimenti nagu üles, nagu selles mõttes, et selle nagu tulemus oleks nagu väga kurb. Ilmselt suudad nagu mingile selle ära läbida, aga et kellena sa sealt nagu välja tuleb. Mis edasi saab just? Mis edasi saab. Et, ma arvan, aga see on kõige olulisem, see, mida me praegu ka teeme, sellest nagu rääkida. Seda ei saa kuskile nagu ära keelata või laua alla panna, aga eks need noored ühelt maalt peavad ise ka tunnetama hakkama. Et see jah, sest nagu meie ei oskagi neile kõige paremini veel nagu seda seletada, sest meie ei ole selle sõltuvusega üles kasvanud.
nagu mitte sõltlasel mingitele noh, ma arvan, mitte suitsetajale ei rääkida, et kuule, ära tee, see on nagu siuke paha ja eks ta saab aru ja niimoodi, et aga nagu, see ei jõua kohale niimoodi. See ei jõua kohale. Need inimesed ei suuda nii hästi nagu sidustuda, et mul on ikkagi selles mõttes inimkonda ja inimestesse usku, et me saame nagu hakkama, aga et on alati see, et küll nüüd noored on hukas, see teema. See on iga generatsiooniga. Iga generatsiooniga, eks kogu aeg midagi muutub. Aga jah, eks me peame nagu teadlikult, eks mingid asjad lähevadki nii-öelda hukka ja mingid asjad ongi hukas, eks ju, eelmise generatsiooni vaates. Ja sellega tuleb nagu teadlikult tegeleda ja see laua peale tõsta, et see nagu elevant lihtsalt ei oleks kuskil toas, on ju. Et ja kui sellega tegeleda ja see nagu kontrolli alla saada ja need inimesed ise hakkavad ka oma seda sõltuvust mõistma, siis ma ikkagi usun, et meil läheb hästi. Lõpusõnad, sa tahaksid sa lõppu öelda enda Elisa poolt kuulajate, vaatajatele, kes meid lõpuni kuulasid siin, ma annaks sulle selle võimaluse. Jaa, me oleme rääkinud hästi sellistel nagu rasketel teemadel, et nagu laste nutisõltuvus ja ajud pehmeks ja siin nagu 100 miljonitest mingistest küberrünnakutest, mis meid ohustab ja nii, et ei tahaks nagu kogu siin muu maailma kõrvale nagu öelda mingid tumedaid toone tuua, et tegelikult mul on inimkonda usku meisse kõigisse, ma arvan, Eestis läheb meil väga hästi ja ma usun, et me nagu Elisana saamegi olla nagu ühiskonna ja teie partner selles mõttes, et neid ohtus ja neid nii-öelda teie jaoks seda elu nagu paremaks ja lihtsamaks teha koos teiega. Ma arvan, et siin ka just nagu me enne ka rääkisime veel, et seda ei saa teha keegi oma nii-öelda laua taga põlve otsas nokitsedes, et need samad teemad, see nutisõltuvus või siis see küberohud, me peame kõik sellega koos tegema, riik, telkod, siin pangad, ühiskond ka, et ja need ei oleks kuidagi tabu teemad ka nagu inimeste jaoks, et nagu ma ei tea võib-olla küberohtudest või lapse nutisõltuvustest. Me oleme siin selle jaoks tegelikult, tulge küsige meie käest, meil on parimad lahendused ja mingid praktikad olemas, et me saaksime tegelikult ka päriselt, sest meie eesmärk ongi inimesi aidata, tulge küsige. Sest me teeme täna väga palju tööd selleks, et inimesteni jõuda. Me ootaks väga, et inimesed tuleks, me ütleks, et paluks nii-öelda abi on võib-olla vale sõna, aga alustaks meiega dialoogi selles osas. Annaks võimaluse. Just, annaks võimalus. Hüva, väga vahva. Aitäh sulle vestluse eest, selle aja eest. Väga põnevaid andmeid, väga põnevad infot tõid siia lauale. Loodan, et sul endale ka põnev jagada seda kõike. Väga äge oli. Ja ma tänan ka sind, hea kuulaja. Ja kui sa oled pikaajaline kuulaja või uus, siis ole hea. Jaga seda episoodi lihtsalt, ega muud jällegi. Siis aitad levitada seda sõnumit, millest me täna siin rääkisime ja seeläbi aitad ka mõne mõttes panustada otseselt ja kui ka kaudselt ühiskonda ja iseendasse. Nii et ega midagi, aitäh ja kohtume sinuga järgmises podcastis, kui mitte varem. Tšau, tšau.